Hunt ja 7 kitsetalle. Elasid kord metsamajakeses kitseema ja 7 kitsetalle. Ühel päeval asutas kitseema turule minema ja manitses poegi. Ärge te mingil juhul hundile ust lahti tehke. Kui te talle ukse avate, pistab ta teid nahka. Natukese aja pärast koputaski Kriimsilm kitsepere uksele ja hüüdis peenikese häälega. Tehke mammale uks lahti, pojukesed. Ent ukseluugi vahelt paistis kitsetalledele selgesti silma hundi tume kasukas ja tallekestest kõige julgem põrutas kutsumata külalisele. Ei ole sa mingi mamma, mine ära, kuri hunt. Kaval hunt ootas tee ääres, kuni sealt sõitis mööda mölder ning kastis käpad tolle jahukotti. Ta koputas seejärel uuesti kitsede uksele ja välgutas luugi ees oma valget käppa. Kitsetalled läksid Võsavillemi pettuse õnge ja lasksidki kurja looma kitseema pähe uksest sisse. Ablas hunt nabis tallekesed kinni ja kugistas ükshaaval alla. Närimise peale ta aega ei kulutanud. Ainult kõige pisem kitsetall, kes oli vana seinakella sisse peitu pugenud, pääses terve nahaga. Kui kitseema koju jõudis, jooksis väike kitsetalleke talle ukse juurde vastu. Kitseema võttis käärid, niidi ja nõela ühes ning läks hunti otsima, pesamuna käe kõrval. Täiskõhuga Kriimsilm oli jõekaldale pikutama heitnud. Kitsemamma lõikas hundil kääridega kõhul lõhki ning talled elus ja terved vupsasid ükshaaval välja. Kitseema ja kitsetalled toppisid üheskoos Võsavillemi vatsakive täis ja kitsemamma umbles auku uuesti kinni. Hirmus janu on, röögatas hunt üles ärgates ning kummardus jõe kohale jooma. Ent kivid tema kõhus olid rasked, hallivatimees kukkus vette ja uppus. Sellest ajast peale said kitsemamma ja tema lapsed lõpuks ometi rahus elada, ilma et hunt neid enam kunagi tülitama oleks tulnud.